Tšau sõbrad, kiirus taas eetris ning sedapuhku selline väikene eriepisood ja mul on hea meel, et meie saate toimetaja tegelikult see on jama minu meelest. Silver on täpselt samamoodi saate osa ja lihtsalt, et ta alati ei trügi siia minu ja Raiko vahele. Silver Kleiman, me räägime täna suurtest rivaliteetidest ja kuna minul on selline mälu asemel Google'i Drive, siis õnneks on meil inimesi, kes mäletavad asju palju paremini. Ja ma pean tunnistama, et mulle ausalt tegelikult on kuskil mingisugune 10-aastane paus ka, kui ma olin natuke pühendunud rohkem rallivaataja ja vahepeal ma isegi imestan mingite sõitjate või kommentaatorite üle öeldes, Joel Palmer, et tema oli nagu F1 sõitja. Et mismoodi, millal. Sebastian Bourdais. Jah, Sebastian Bourdais. Väga hea, et see meelde tuletas, ma ükspäev just üritasin meenutada. Oli, kes see Haasi pealik nüüd on? Ajo Kamatsu, jah, ta rääkis kahest sõitjast tegelikult, ta rääkis Bourdais'st ja rääkis siis Grosjeanist. Aga see selleks, me räägime... Buemi oli ka. Sebastian Buemi oli veel ka. Ja Buemi oli ka ja seal oli veel, seal oli igasugust seltskond oli. Aga me räägime selles mõttes ikkagi sellistest ägedatest rivaliteetidest, mis on siis läbi ajaloo toimunud ja hästi palju tegelikult just sellest vaatest, mis sul endale on meelde jäänud ja mida sa ise nagu, see ongi tõesti sinu subjektiivsed valikud, objektiivsed pole siin mitte midagi. Ei ole. Ja vormelit ju ise olen vaadanud ilmselt sellest hetkest, kui palju ma üldse elu mäletan. Kunagi oli lihtsalt hea tegevus, vaatasin, isa vaatab, siis on siuke isa-poja aeg ja kohe muidugi vaatad ka punane auto, Ferrari, Marlboro oli seal peal. Ma joonistasin kusjuures niimoodi, et joonistasin pildi vormelist ja siis ma ei osanud Marlboro kirjutasin Marambo. Ma pean tunnistama, et ma olen ka omal ajal neid Marlboro logosid ikka päris palju joonistanud. See lihtsalt oli nagu nii ikooniline, aga nii on. Nii et aga mis aastast siis nagu see pulli sinu jaoks pihta hakkas? No ma mäletan ise kõige varasemaid. No Häkkinen oli igatahes McLareni mustavalgega. Enne seda ka Irvine'i hästi jäguselt, aga mida sealt ettepoole tulla või tagasi minna ajas, seda väga ei meenu. Aga mul endal kindlasti üks lemmik hooaeg 2008. Siis ma olin 14-15 kuskil seal vahemikus. Ja siis ma juba vaikselt hakkasin aduma ka, muidugi kõik ümberringi olid see, et mida sa vaatad seda vormelit, et ei ole ju mõtet mingi 70 ringi vaatad, kuidas lihtsalt autod panevad ringi ratast, vaata pärast kokkuvõtet. Kus siis vaadata sai? Siis oli TV3. TV3 ikka veel näitas, eks ole? Tarmo Klaar, Toomas Vabamäe, hiljem tuli siis 2009 alates äkki oli siis juba Kalev Kruus äkki ja jah. Märt Helbre oli ka seal vahel kuskil. Täpselt. Aga 2008, see oli midagi täiesti erikummalist. Nagu, ütleme niimoodi, et viimane etapp hakkas pihta niimoodi, et Brasiilia, laus vihmasadu, sõit lükati edasi 10 minutit umbes, 7 punkti oli vahe ja Massa ja Hamiltoni vahel. Ja see tähendas siis seda, et kui Massa võidab ja Hamilton on, ma ei tea, kas 7., 8., 6. või jääb Massa teiseks, Hamilton peab olema siis ka 8. või tagapool. Aga Hamilton võidab tiitli siis, kui Massa on teine ja ta ise on siis vähemalt 5. või 7. Ja kui Massa jääb 3. või tahapoole. Ja muidugi kusjuures see oli ka see, et David Coulthard tegi oma viimase sõidu, pani Kiivri varn ära ilusti. Kiiver mentioned. Aga jah, esimene ring oligi niimoodi, turvaauto kohe välja, David Coulthard, ei olnud küll tema viga, tal oli väga ilus auto selleks puhuks ka, special livery niimoodi tehtud, valg ilus. Ja lihtsalt Piquet Junior ja Rosberg said omavahel kokku ja siis tagant sisse. Aga sellest hetkest alates mitte midagi ei olnud kindel. Ja päriselt ka, ma mäletan siiamaani veel seda, kus on see stardi sirge ja ilusti niimoodi see kaamera niimoodi zoomib, seal taga on nagu
nagu poti sinised pilved, isegi mustad. Umbes midagi sarnast, kui nüüd hiljuti Kevin Magnussen pani selle kvalifikatsiooni kinni seal. See oli 2022 äkki või 3. Ja noh, midagi sarnast. Need pilved ei tähendanud head. Mul on ilus notebook ka. Ikka käsitsi mingeid asju kirjutada läbi, siis jääb meelde. Ja kui see turvaauto tuli sisse tagasi, hakkas minema kuivemaks ja strateegiaid hakati ümber mängima. Tankimine oli siis, boksipeatused olid pikemad, autod vastavalt siis sellele, kui palju tangiti, on ka raskemad ja siis hakkas see slicki periood, hakati otsima, kui hästi on autol pidamine, kui hästi ei ole autol pidamist. Ja muidugi Sebastian Vettel kuskil seal keskväljakul oli ka nii-öelda tiitli heitluses sees, sest tema segas kaarte Hamiltoni ja siis nende esinelja vahel, kus olid Räikkönen, Massa, Alonso. Ja üldse tegelikult see sõit hakkas ka niimoodi, et esimesed autod olid Massa, Trulli, Räikkönen ja siis tuli Hamilton. Eks meil Toyota oli teiselt kohast startis. Aga kuiv periood oli kõik äge, aga siis 51. ring, õrn sabin, hakkab pihta. Ja ma mäletan nagu nii hästi, et need kaadrid, Nicole Scherzinger oli seal samas Hamiltoniga, oli ta koos siis, et on see draama, on see värske, see tunne, kuidas püütakse seda tiitliheitlust edasi anda. Ja Vettel tuligi 51. ringil boksi ja siis samal ajal käis kellegi see raadioside, et kuule nüüd 10 minuti jooksul läheb päris kreisiks ära, sadama hakkab jõhkralt. Ja 61. ring hakkas nii reitsilt sadama. 5 ringi on lõpuni. Meil on järjestus nii, et Massa rahulikult vabas vees. Juba enam-vähem see ümbritsev Brasiilia on seal nii, et tiitel on kodus, Massa on maailmameister. Ja ainuke, kes boksis ei käi, on Timo Glock. Mitte see, et ta tegi seda meelega, vaid päriselt. Tal oli Toyotaga võimalus saada päris head punktid, tal oli isegi, ta läks tegelikult võidu peale välja, ta ei teinud mitte midagi valesti. 69. ring. Vihma hakkab veel rohkem sadama. See on nii rets, et mul tuleb isegi praegu, tuleb kananahk peale. See on raske sellepärast, et esiteks on Massast meeletult kahju. Meeletult hea meel on Hamiltoni üle. Meeletult kahju on Brasiilia rahvast, aga samal ajal on ka meeletult nagu hea tunne, sest nad said ilmselt 100. meelelahutuse. 71. ring. Ferrari on üle finišijoone. Kõik boksis arvavad, et nad on maailmameistrid. Rahvusvahelises ülekandes ütleb Martin Brundle. Is that Glock? Kuldsed sõnad, mis lähevad ajalukku. Ja Glock tõesti kuiva rehviga sul lihtsalt niimoodi kallab nagu ämbrist alla ja ei ole mitte mingisugust pidamist. Ja Hamilton sai täpselt selle koha, mida tal vaja on. 39 sekundit jõudis Felipe Massa umbes maailmameister olla, kuni tuli Lewis Hamilton üle finišijoone ja võttis maailmameistri tiitli enda kätte. Ferrari tegi Ferrarit ka see sama etapp, sest kui umbes seal ajal, kus Vettel boksi tuli 51. ringil, siis Räikkönen võeti esimesena boksi, kuigi tegelikult nagu Massa ju oli nii-öelda eespool temast. Ma ei tea, mis juhtus, aga see on, mitte keegi on valmis selleks. See on midagi ilusat lihtsalt läbi vormeli ajaloo. Ja kui keegi küsib, et miks sa vaatad vormeli ühte, sa ei mitte kunagi mitte milleski kindel olla. Sa saad kindel olla ainult selles, et kõik asjad on võimalikud senikaua, kuni need juhtuvad. Tegelikult, Silver, kui me mõtleme selle peale, siis mõneti võib öelda, et isegi tegelikult selle 2008 aasta tiitli osas ei saa lõpuni kindel olla. Vähemalt Felipe Massa arvab niimoodi, kes on ju teatavasti siin kohtulahingut pidamas, tulles sellest samasse 2008. hooaega tagasi. Mäletatavasti siis oli Crashgate ja Crashgate'i tagajärjel ju lahkus tegelikult F1 sarja juurest ei keegi muu kui praegusel hetkel Alpiini meeskonnas toimetav
nüüd on mul mälu auk. see on Flavio Briatore. kuritegelane. ja Flavio Briatore ehk siis Singapuri Grand Prix'l, kus siis Piquet Junior sõitis tahtlikult seina ja see siis aitas nii-öelda nagu Fernando Alonsot. Ja Massa väidab siiamaani, et need tulemused on manipuleeritud ja need tuleks ära nullida ja siis selle tulemusel tuleks ta maailmameistriks, aga noh, siin kõik ütlevad, et realistlikult, mis võib juhtuda, on ala mingi vabandus, mida iganes, et aga tiitlit kui sellist enam ei muudeta, aga Massa selles mõttes võitleb lõpuni ja muidugi see oleks selles mõttes teistpidi minnes, see oleks olnud ikkagi Brasiiliale, kus ikkagi on vormeli fänne, vahet ei ole, kes seal neist sõidab, on see Senna, on see Massa, on see Bortoleto, et seda fännlust on ikkagi tegelikult tohutult palju ja tõesti, noh, tuleb endalgi silme ette seesama situatsioon, et ma arvan, et väga, väga hea valik. Jaa, kindla peale. See on nagu, noh, ilmselt me oleme jõudnud väga lähedale sellele aastale, kui meil oli Rosberg Hamilton ja siis, muidugi 2021 Verstappen ja Hamilton siis. Sa nagu viitud praegu sellele, et põhimõtteliselt, et siis nagu hooaja viimasel etapil võib juhtuda nii, et teine kolmas koht on siis Russell ja Antonelli valig ise kohad välja ja Hamilton tuleb maailmameistriks või? See juhtub. Aga samal ajal see ei ole ainuke see tiitleitus, mis on Brasiilias oma lõppvaatuse saanud, et meil oli 2007 oli 1 punktiga oli vahe Räikkönenil. Või Räikkönen võitis 1 punktiga maailmameistri tiitli. Aga samal ajal enne seda 2005-2006, kusjuures 2005 aasta on huvitav sellepärast, et see on ainuke ja esimene aasta või siis hooaeg vormel 1 ajaloos, kus refi vahetus boksipeatuse käigus oli keelatud. Ja see tõi nagu päris palju selliseid draamasid kaasa, et noh, see refid põhimõtteliselt sõidetigi ribadeks, aga kui sul 1 ref ribadeks oli, siis sa võisid boksi tulla, selle refi ainukesena ära vahetada. Räikkönenil ju oli tegelikult päris hea auto nendel aastatel 2003, 2004, 2005 ja ühel etapil vaadates see ref on nii kandiliseks sõidetud juba, rahvusvahelise eetri kommentaator ütleb, et ei, ta peaks boksi tulema, samal ajal Brandel ütleb vastu, et ei, ta peab just välja jääma, track position, sa kinnustad selle. Esivedrustus ütles üles ja valusalt seina. Aga 2007 jälle, suht sarnane stsenaarium, 4 inimest jahivad tiitlit. Alonso, Hamilton, Massa, Räikkönen. Ja tegelikult 2007 oli selles osas väga ohtlik, et Lewis Hamilton tuli ju vormel 1 täiesti tõsiselt võetava jõuna ja väga suur oht oli see ka, et ta võtabki selle tiitli ära kohe, kui ta just alustas oma karjääri. Aga pigem jäi see selle taha, et McLarenis käis kodusõda Alonso ja Hamiltoni vahel, pluss ka siis esimene gate meil, Spygate, oli siis seal spionaažiskandaal, kus... Ja mäletan ja tegelikult tuleb tunnistada, et see McLareni sisene sõda, see ikkagi võttis nagu, ma ei usu, et me vist oleme või me ei ole vist rohkem näinud või oli Hamiltoni ja Rosbergi vahel, sellega oli ka nagu kohati päris verine, eks ole, aga ma saan aru, et McLarenis ikkagi oli olukord selline, kus ikkagi meeskonna sees oli erinevad pooled, põhimõtteliselt oli nagu tiim Hamilton ja tiim Alonso, et küll ollakse selles mõttes, ma saan aru, et datat kaitstakse, millestki räägita, aga seal ikkagi ma saan aru, et noh, seal käis ikka nagu väga-väga tummine andmine. Ja noh, näiteks Ungaris oli selline olukord, kus Alonso tuli boksi, tegelikult nagu pidi olema selline tapel-stack olukord, aga Alonso tegi nii, et Alonso ei läinud kohalt minema nii nagu minnakse kohalt minema, vaid ta võttis aega, tal oli chill ja selliseid asju nagu tehti. Ja see on vist ka üle pika aja olukord, kus ju tühistati konstruktorite karika tulemus McLarenilt tänu sellele, et seal ühed tegelased otsustasid natukene andmeid vahetada kuskil. No ühesõnaga Spygate skandaal võib-olla sellest paari sõnaga, et see oli siis mäletatavasti see, et neil oli siis nagu Ferrari tehniline informatsioon
mingil moel liikunud tööstusspionaaž, mis tegelikult on nagu väga karm teema ja McLaren sai toona $100 miljonit trahvi. Noh, iseenesest kindlasti väga korralik ja suur number ja ma võin kinnitada, et osa sellest rahast jõudis ka Eestisse, sest tegelikult FIA, kes siis selle trahvi nii-öelda sisse kasseeris, tegi selle raha toel aastaid erinevaid grante ja programme siis oma liikmesriikides ja tegelikult ka Eestis toimunud noorsportlaste programm, omal ajal Autospordiliidu eesotsas olnud Martin Harak seda vedas, tegelikult ka see programm sai sellest samast 100 miljonist siis nii-öelda nagu oma osa kätte. Tõsi, see summa, mis sealt tuli, oli palju väiksem, aga siiski mingi väike kild sellest, et McLareni makstud $100 miljonist on jõudnud ka Eestisse. Täitsa lõpp. See on selline väga hea see kuldvillaku küsimus. Aga kui me läheme näiteks, kui me juba Rosbergist räägime, siis hüppaks mõned aastad edasi. Aastad 2014, 15 ja 16. Mina ütleks, sisuliselt on need aastad, kus Rosberg mängis pikka mängu. Ta valmistas pikaaegse plaani ette, kuidas Hamiltonile ära teha ja need psühholoogilised võtted, mida ta kasutas. Ma arvan, et ma ei kujuta ette, kas praegu mõni sõitja teeb seda või see tõesti ei ole nagu räägitud või vähemalt ei ole jõudnud kuskil infot kõrvu. Aga Rosberg tegi nii, et ta mängis selliseid mind games, et kui näiteks oli see sõitjate paraad, kõik on seal ilusti selle auto peal, rahulikult sõidavad mööda ringrada, siis Hamiltonil alati oma selline koht, kus ta oli. Pani klapid pähe, kuulas, talle meeldis pigem üksi olla, aga 2014, kui Hamilton võitis tiitli ära, siis pärast seda millegipärast Nico Rosberg oli alati seal teda ees juba ootamas. Klapid peas, niimoodi rahulikult chillis ja siis on mõned nagu klipid ka just hiljuti nagu avarustesse tulnud igal pool X-is ja Instagramis riilides. Et just nagu seda Hamiltoni reaktsiooni nagu näidatakse, sest Hamiltoni rohkem kaotada, kui tal võita oli ja selline tiimikaaslane ka, kes kuidagi järgi ei anna, et mis nagu toimub. Rosberg ise ütles, et kuskil 2015 poole pealt ta hakkas aru saama, et mis teda nagu just kui väsitab, on see jet lag, ehk siis kui sa reisid mööda maailma ringi, siis paratamatult su unetunnid kannatavad. Aga mida tema tegi? Ta hakkas nagu enda keha sünkrooni viima. Iga etapi eel vastavalt sellele, siis kuidas ta oma seda tavapärast unerütmi suudaks säilitada. Ja see kindlasti andis talle teatud eelised. Ja siis tema selline vankumatu olek, et isegi kui Hamilton talle veel ütles niimoodi, et sa võisid ju 2015 selle viimase etapi võita, aga ikkagi 3 maailmameestritiitlit on parem, kui üks võita, siis Rosberg naeris selle peale. Mitte nagu ei naernud, vaid naeratas. Ja ütles, ma tunnen ennast ikkagi hästi. Seda unerütmi tegelikult täna need samad performance coach'id, kes sõitjatel on hästi palju, üritavad täpselt samamoodi saada seda lennuaegu niimoodi paika, et sa nagu saad lennukis mõistlikult magada, et sul nagu see rütm jääks nagu õigeks, et see on nagu tänapäeval juba täiesti nagu selline igapäevane teema, aga lihtsalt minu jaoks kogu selle Rosbergi jutu puhul natuke ma ei ütle, et häirib, aga ma ei ole lõpuni nagu täpselt sellest aru saanud, et tuled maailmameistriks, aitäh, oli tore ja ma lähen ära. Et okei, me oleme täna nagu näinud ka seda, et kuidas ka Kalle Roompere on kind of samasuguse triki teinud rallis, tõsi ta tuli 2-kordseks maailmameistriks ja läks maailma avastama, aga Nico ju tegelikult ta ei läinud nagu mootorispordist eemale, aga ta tõmbas ikkagi nagu väga selge joone vahele. Mis sa arvad, mis see põhjus tegelikult võis olla? Väga lihtne, ta andis endast kõik ära ja see oli meeletult kurnav. Ta kuskil, kas see oli äkki siis, kui ta neid enne starti, on see soojendus, eks ole, käib seal suhtleb ringi, ta vist Sky eetris oli, eks. Ja seal ta mainis, et
et ta kadus nagu maailmas täiesti ära, ta ei tarbinud sotsiaalmeediat enam, ta ei tarbinud uudiseid, ta ei teinud mitte midagi, põhimõtteliselt nagu munga elu hakkas elama enam-vähem, lihtsalt lõikad endale kõik uudised, kõik mingid, mis iganes teated ära ja tarbis ainult seda infot, mida tal ainsana vaja oli. Aga see, mida selle jaoks tegema pidi ja see, mis see nagu elustiili võtmes tähendas, et see teeb su nagu natukene katki lihtsalt ja ta ei olnud nõus seda uuesti tegema. Sest ta teadis, et Hamilton tuleb tagasi, ta tuleb paremate relvadega tagasi ja ilmselt nagu paarisuhe, kõik muud asjad sinna juurde, pere, kõik see kannatab selle all. Aga kas võib nagu öelda, et siis nii-öelda nagu teistele sõitjatele tuli see kuidagi nagu lihtsamini, et kas ta pidi nagu selles mõttes nagu pingutama ekstra topelt, ma ei tea, loobumagi, see on tegelikult väga hea põhjus, mis see välja toodud, et kas ta pidi nagu millegist nagu ekstra loobuma, ma ei tea, kui me tänasel päeval vaatame neid sõitjaid, nad on nagu kõike muud kui maailmast välja lülitatud, et nad tegelikult selles mõttes kogu see mingi promotöö, mida seal tehakse ja kõik, mis seal juures on. Ei sõida ainult. Ja selle kõrval tegelikult siis tulla veel ka nagu maailmameistriks, nagu siin näiteks Lewis Hamilton, nagu näiteks Max Verstappen, nagu näiteks Lando Norris, eks ole. Ja. Et kas, ma ei taha nüüd öelda, et Rosberg oli tasemelt võib-olla kehvem sõitja, aga mulle tundub, et kui ikkagi selline tohutu panus sisse panna ja teistel see tuleb natuke nagu lihtsamini. Jah, see on päris hea point. Ja samal ajal, kui nii-öelda saatan advokaati mängida, siis tegelikult 2015 ja 16 ei olnud Hamiltonil ka eraelus tegelikult lihtne. Läks ju lahku Nicole Scherzingerist, mis keerab ka elu peale ühel mehel, kui tal armusuhe lõpeb. Ma arvan, päris paljudel meestel keeraks. Kahtlemata, kaasa arvatud ise endal kunagi siuke asi juhtub, südamevalu, oi jumbel. See peab teistmoodi mõtlema ja tegutsema. me ikka räägime Nicole'ist, eks ole. Täpselt nii. Et selles mõttes ma saan su mõttest tegelikult täitsa aru, et miks ta nii tegi ja kui sa nagu seda tausta ka veel lahti seletad, siis ma arvan, et meie kuulajad, vaatajad saavad sellest ka väga selgelt aru, et kuivõrd palju tegelikult see tippsport nõuab, et seal absoluutses tipus olla. Ja kui nagu hüpata või sinna juurde veel lisada sinna perioodi 2015 Sebastian Vettel esimest korda punases ja võidab Malaisia GP, see raadioside. Jälle. See raadioside lihtsalt, kus Vettel karjub mitte see, et ta oleks vihane, vaid see on see õnnekarje, kus sa vist viid oma mingi ühe unistuse ellu. See, kuidas mingi, yes, we did it, Ferrari. Forza Ferrari ja sul tuleb raadioside veel tagasi. Ferrari is back, Ferrari is back. Aastast 2007 seda oodanud seda, et nüüd hakkab minema ja mitmeid kordi jõudis tegelikult päris lähedale, Vettel ka, et 2017 nii palju, nii vähe ei puudu 2018 pärast seda Saksamaa seinapanekut, kõik oli ilus sinnamaani. Aga kui nüüd hüpata natukene 2012 aastasse, jõhker hooaeg, kes pole vaadanud, see on kohustuslik vaatamine, 12 tiimi, meil on praegu 11. Ja. Meil olid sellised tiimid nagu Hispaania Racing Team nende seas ja see oli sõge hooaeg, 7 esimest etappi, 7 erinevat võitjat ja sul on 6 maailmameistrit ka veel stardis. Muidu oled harjunud nägema Ferrari, McLaren, kes iganes seal otsas veel. Brown, vabandust, issand, ma läksin aastasse 2009. Muidu oled seal eesotsast nagu avastanud ja harjunud nägema põhitiim, Ferrari ja järsku sul on 7 erinevad võitjad, erinevad tiimid käivad läbi. Nende hulgas ka Pastor Maldonado, kes kuidagi Williamsiga tuli ja võitis selle võidu ära. Mis on seal veel märkimisväärselt oli see, et Tšumi ju tegi comebacki. Mitu aastat ei sõitnud võidu peale ega ka poodiumi peale ja 2012 Valencia. Jälle küll värined. See, kui ta sinna 3. kohale sai ja see sama sõit tegelikult oli ka selle poolest eriline, et Alonsol ka ei olnud üldse kerge aasta tegelikult. Valencia stardis oli ta 11. kohal ja sõitis ennast esimeseks. Ja seal juhtus veel nii palju, esiteks oli katkestajaid, oli omavahel kokkupanekuid ja see aasta oli ka ilus selle poolest, et Kimi Räikkönen
teadis, mida ta teeb ja võttis Abu Dhabi võidu lotusega, mis samamoodi tuli mitte kuskilt, on ju. Ja legendi järgi on see, et Kimi oleks peaaegu ajanud lotuse tiimi pankrotti. Nii oli, jah. Ja oli see nüüd sellepärast, et iga punkt oli vist kindel summa eurodes. Taga tehti selline hästi julge leping täpselt, et tema tulemus seostati siis rahaga. No, tegelikult paljudes tiimides, kõikides on niimoodi, et see edukus on ikkagi tasustatud, aga keegi lootuses ei osanud arvata, et Kimi Räikkönen tõmbab nagu selliseid jänesed kübarast välja. Aga Kimi tegi seda ja tiim oli väga, väga keerulises olukorras, sellepärast, et kokku on ju lepitud, maksma ju peab, aga eelarve oli nagu väga, väga keerulises olukorras. Ja järgmine aasta ta ju alustas kohe avaetapp Austraalia, kohe võitis ära. Aga mis veel mainimist väärib on see, et 2012 aasta Lewis Hamilton McLarenis vaatab, et siin vist enam kuskile minna ei ole ja teeb sellise lükke, kuna Michael Schumacher läks Mercedesest minema, siis Lewis Hamilton läks tema asemele. Ja mul on ilusti brauserisse pandud see järjehoid ja üks Redditi postitus on ju, et see sama uudis on ju breaking Lewis Hamilton läheb Mercedesesse. See on ebareaalne, kui jalge alla see trambiti. See on lihtsalt, see on puhas negatiivsus. Tehakse niimoodi maha lihtsalt, et see on sajandi halvim otsus, siit ei tule mitte ühtegi võitu, siit ei tule rääkimata tiitlitest. Ja siis, mis tegelikult juhtus, on ju, see on täitsa sensatsioon, kuidas inimeste arvamus muutub. Ja mulle nagu 2012 lõppvaatus ka meeldib, sest jälle on ju, tiitel otsustati seal. Sõit algas nii, et kõik see enam-vähem ilusti koha pealt minema, aga Sebastian Vettel oli esimese kurvi poole pealt tagurpidi ja veeres. Alonsol oli vaja võita vähemalt ja seal oli mõned võimalused veel. Ja Alonso sai ka väga hästi minema ja juba jälle hakkas korduma see, mis aastal 2008. Kuule, siit on võimalus, nüüd tuleb Alonsole tiitel ära. Ja siis see kaamera lõpp-pilt, kui on sõitjad ilusti üle joone, siis see Alonso, see tühja vaatamine. Lihtsalt saad aru, et just tiitel läks, ei tulnud ära ja kõik ongi läbi. Karm. Ehk siis päris mitu korda on Brasiilia olnud sensatsioon puhas. Kahju, et me praegu Abu Dhabis nagu teeme lõppvaatuse. Me ei ole kindlad, et see Abu Dhabis on. Õigus. Tõesti, asjaolud on muutunud. Ja. Kas see tähendab, et... Mine sa tea. Ega sellel hetkel me ei tea seda hetke ette, aga mingi väike tõenäosus on, me ei tea. Et üks võib loota, jah. Aga üldiselt on ju selge see, et selles mõttes, et see ei ole mingisugune tohutu teadus ja teadmine, et ikkagi tegelikult me vormeli fännidele me tahame seda, et see hooaja viimane etapp oleks see, kus selgub, et vahet ei ole, kas need on siin olnud Schumacheri, kas need on Hamiltoni, kas need on Verstappeni valitsemisaastad olnud, kus on juba kuskil niimoodi hooaja poole peal on teada, kes on maailmameister. See kindlasti ei ole hea, et need on need hooajad, mis tegelikult nad ongi hallid hooajad, nad ei jää sulle tegelikult nagu meelde. Sa võid nagu hinnata ilmselt selle sõitja enda meisterlikkust või siis tiimi meisterlikkust, et on sellise tehnika ette valmistanud, aga ta nagu spordi mõistes tegelikult ei pakku midagi, et selles mõttes, kui sa siin räägidki täpselt, et sul on nagu erinevad meeskonnad võidavad, Pastor Maldonado võidab, sul on stardis 6 maailmameistrit, et need on sellised nagu unelmate hooajad ja mulle, ma tahaks uskuda ja loota, ma ei ütle, et mulle tundub, aga ma tahaks uskuda ja loota, et see 2026 hooaeg on ka selline, et kus me ikkagi tegelikult nagu hooaja lõpus saame endale selle maailmameistri. On palju paralleele, on palju sarnasusi, just need tunnete üleskrutjad, segadust, muutust on näiteks 2009, samamoodi ju meeletu reeglite muudatus, kus üldse muudeti aerofilosoofiat, toodi see KERS-süsteem ja mulle tegelikult tolle aja KERS meeldis rohkem, sellepärast, et siis sa vajud, see oli sõitja kontrollida, et siis sul praegu on, praegu otsustavad nagu algoritmid, just see tehispool, see tehisintellekt seal taga, mis on integreeritud sinna gaasipedaali, siis üldse selle energiakogumisse. Aga tollel ajal lihtsalt vajuta nuppu, sul on teatud arv sekundeid ja lihtsalt saad mööda.
huvitav, kui nagu praegu oleks ka läbi nupu, huvitav, palju see muudaks. Aga see selleks, pigem oli nagu juttu iva selles, et 2009 rämereeglite muudatus, kõik on pea peal uuesti ja tulevad sellised tiimid nagu Braun, tuleb selline tiim nagu Toyota, tuleb selline tiim nagu Red Bull, kes muidu on ju, teeb ilusti energiajooke ja järsku hakkavad tulemusi tegema. Brauni puhul oli eripära ka selles, et nad suutsid nii hea auto kokku panna uue tulijana, nii-öelda uue tulijana. Ja see Mercedese ja see aeropakk omavahel oli nii hästi kokku pandud, et neil ei olnud ju kersi ja nad panid, Button võitis esimesed 7 etappi oli ja 6 tükki pani kinni ja pärast seda järgmised 10 sõitu 2 korda oli poodiumil ja võttis ikkagi tiitli ära. Ja seda tegelikult toodigi siin võrdluseks nüüd nagu selle sama 2026. aastaga, et kui oleks näiteks olnud sama seis nagu praegu, et oleks hooaja 2 esimest etappi ära jäänud, siis Button poleks olnud maailmameister. Wow. Tõepoolest. Button ka kindlasti Valter Kostleri kõige suurem ja pikem üldse mitu kilomeetrit intervjuu küsimus, et kas rohkem nuppe või vähem nuppe. Button kindlasti väärib seda 2011 Kanada GP, Jenson Button. Ta käis 6 korda boksis, ta oli vahepeal viimane, ta pani oma tiimikaaslas Hamiltoniga kokku veel ja paar ringi enne lõppu sai Sebastian Vettelist mööda ja võitis ära selle sõidu. See sõit kestis kokku 4 tundi ja 30 minutit õrnad peale. Vahepeal oli muidugi seisak, raja peal olid autod, mis lükkasid vett minema, inimesed samamoodi harjasid seal. Ja see on kindlasti nagu see sõit, mis väärib seda maailmameistri staatuse tunnustamist kindlasti. Ja kui 2008 ka veel korra minna, Sebastian Vettel, ta ei saanud küll Ferrariga tiitlit, aga esimese Ferrari mootoriga võidu ta sai ju Toro Rossos, Itaalia GP ja veel ei olnud see Toro Rosso tiim tõsiselt võetav nagu praegu siis on Racing Bull või enne seda Alfa Tauri saavutused. Et see, mida tegi Sebastian Vettel toona kõige noorema sõitjana, kõige esimene etapivõit, see on juba ka nagu väärib sinna enam-vähem küündib kõrgus, sest nagu maailmameistri tiitel. Selles mõttes ma arvan, et see, mida me siin täna kuulsime ja nägime, see ongi nagu see, et kui ikka kodanikul siin jutu käigus umbes 7 korda viskab kananaha peale. Ma tean seda tunnet, et kui sa mingisugust sellist hetke, mingit spordihetke elus meenutad, mis on sulle pakkunud seda emotsiooni, siis see tekib, meil kõigil on erinevaid spordihetki ja sul on õnneks neid F1 hetki nagu niivõrd palju, mis jäävad meelde ja mis kõnetavad. Ja tegelikult see ongi nagu hästi lihtne põhjus, ma arvan, mille pärast me seda asja vaatame, mille pärast me kaasa elame ja loodame, et tegelikult et need heitlused endiselt jätkuvad ja mingit sellist nagu tohutut domineerimist kellegi poolt ei teki. Et aitäh vaatamast. Tšau. Tšau.